Estonian Open 2025 avapäev on selja taga, sportlased on endast kõik andnud, minu kõrval istub Margit Kurn, kes juhib Elamusspaad ja loomulikult peab ju küsima, kuidas selle kõige ühendamine on läinud, kui suur see väljakutse oli panna kokku bowling ja spa, nii et inimesed käivad ühelt alalt teisele. Selle jaoks, et sünnivad suured asjad, peavad olema kellegil kõigepealt suur idee. Meie ettevõtte üks osanik Andres Tiik on see persoon, kes siis genereerib meil ägedaid ja suuri ideid ja siis sealt tulevadki järgi nüüd nii-öelda arhitektid, ehitajad ja siis meie suurepärane personal, kes siis kõike seda hoidma hakkab ja loomulikult meie tänuväärsed ja toredad külalised, nii et suur töö on tehtud ja meie siis spa külalised saavad nüüdsest liikuda bowlingusse, bowlingu külalised saavad liikuda spaasse, nii et loodud on tegelikult maailmas ainulaadne toode. No see on ka vist tõenäoliselt ongi üks koht, vähemalt Eestis ma julgeks väita, et kus sa lähed pubisse sööma ja siis tuled hommikumantliga ja ei saagi pahandada, et me kõik oleme harjunud, et peab olema hea laps ja sõna kuulama ja viisakust reegleid, kui siin on viisakas käia hommikumantliga. Kusjuures praegu on juba ka külalisi, kes natukene spa ukse tagant, kus siis spaas saab bowlingusse tulla, arglikult seisavad, et mis ma nüüd tulengi siis nagu hommikumantlis bowlingusse või pubisse või jaa, palun väga, et siin saabki käia paljajalu, plätudega, aga hommikumantel peab seljas olema, et bikiinidega siin liikuda ei saa. Ja hommikumantlid on meie poolt, samas kui külaline saabki, ta võib ise need kodust kaasa võtta, et saab toreda päeva veeta, olla spaas, saunas, siis tulla sööma, pubi menüüvalik on tunduvalt rikkalikum, siin see kliima on ka jahedam, et kui näiteks spaas olla pikalt troopilises kliimas, siis see väsitab inimest, aga nüüd kui tulla korra siia jahedasse, nautida siin kas siis suuremat toiduvalikut, spordivõistluseid, siis teeb palju värskemaks ja saab uuesti tagasi minna ka sauna ja spaasse. No täna oli bowlinguala oli sportlasi täis ja võtsid siis omavahel siin mõõtu. Kuidas tunne jäi? Kas sportlased on rahul? Kas tagasisidet anti? Kas olete teinud saali osas õigeid otsuseid ja juba saate neid vähemalt sõnalisi vilju nautida, et inimesed tulevad ja ütlevad, et hea töö? Ja see võistlus, mis täna siis algas, kestab meil 1,5 nädalat, kuhu tuleb siis 11 riigi erinevad sportlased. Registreerunud võistlustele on üle 400, et täna oli siis esimene päev ja see tagasiside nendelt mängijatelt, sellel nädalal mängivad siis eestlased võistlustel, järgmisel nädalal on rahvusvahelised külalised juba liituvad, aga see tagasiside eestlastelt oli meie jaoks hästi oluline, sest need on profisportlased, kes tahavad mängida kvaliteetses keskkonnas, headel radadel ja nende tagasiside oli täna väga-väga positiivne ja see andis meile indu juurde, et see, mis me siin teinud oleme, on õnnestunud hästi ja bowlingusport saab nüüd aina kasvada ja veel paremaks minna. No, tõenäoliselt on tööd olnud täna väga palju selle avapäevaga, et ei ole jõudnud neid intervjuusi vaadata, mis me siin päeva jooksul oleme teinud, aga hiidlane ütles, et no loomulikult oma kodusaal on väga hea ja lemmik, aga väga hea saal on see ka siin. Elamusspa juhina on mul hästi uhke tunne, et meie tiimis on bowlingu poole peal täna 6-kordne Eesti meister ja Euroopa juunioride meister Gert Ruus ja hästi suurte bowlingu teadmiste, tehniliste teadmistega ja täna ka võistluste peakohtunik Helen Haas, et tänu nende inimeste teadmistele, oskustele on meil võimalus selliseid suuri võistluseid korraldada, et hästi-hästi uhke tunne on, kui sul on profid meeskonnas ja ma arvan, et see on nii-öelda esimene täpp meie bowlingu teekonnal ja võistluste korraldamisel, et see teekond saab olema väga uhke. No Margit, lõpetuseks, aasta lõpp on lähenemas, ma tean saladusi. Ma tean, et Elamusspa on tulemuste eest päris mitmele
auhinnale kandideerimas ja tuleb, mis tuleb, kas auhinnad tulevad või ei tule, aga seal taga on ju suur töö, sina oled siin juhtinud seda meeskonda ja olnud selle maja ema, kui nii võib öelda, nüüd 3 aastat või natuke isegi peale, kuskilt sinna kanti see jääb. Ütle, mis on olnud selle 3 aasta kõige suuremad tipphetked, kui no mõtled selle peale, et tuleb selline väike pisar ja heldimus tunne peale, et jes, ma tegin õige valiku, et ma tulin siia seda personali juhtima, oleks liiga kuiv öelda, neid inimesi siin hoidma, et koos luua seda kõike, mida te loote? Neid hetki on selle 3 aasta jooksul hästi palju olnud. Meil on tohutult ühtehoidev meeskond. Ma ei nimetaks meeskond, ütleme tiim, on mehi, on naisi, on ju. Ja kõik nad pidevalt tahavad arendada ja parendada seda, mida me pakume oma külalistele. Tipphetked on meie Aufgussi sauna ehitamine, mis siis sai valmis eelmise aasta suvel ja kuhu mahub siis üle 130 saunalise, kus toimuvad Aufgussi saunaetendused, mis on täna väga populaarsed. Meie saunameistrid võistlevad maailmameistrivõistlustel, juba sellel pühapäeval sõidab 3 saunameistrit maailmameistrivõistlustele. Siis meie lasteala, et selle renoveerimistööd või uuendustööd läksid maksma 5 miljonit, üle 5 miljoni. No nii raskel ajal, nii julged otsused on siin vastu võetud. Jaa, aga tulebki teha otsuseid, et edasi liikuda, olla atraktiivne külaliste jaoks, olla innovaatiline. See troopiline lasteala on täna nii populaarne ja meil on külalisi selle võrra tunduvalt rohkem, meil on liutorud juures ja nüüd nii-öelda spa ja bowlingu kontseptsiooni ühendamine, et need on kõik väga-väga suured asjad ja ma olen väga uhke ja tänulik kogu meie meeskonnale, kes särasirmselt igapäevaselt tegutseb meie külaliste eest, hoolitseb ja suur aitäh meie külalistele, kes üha rohkem leiavad tee meie juurde ja naudivad seda kõike, mida me neile pakume. Ma lõpetuseks tahaks ainult öelda, ma loodan, et sa ei väsi ja ma loodan, et sa leiad aega ka iseenda jaoks ja puhkamiseks ja aitäh, et sa teed seda tööd sellise suure kire ja südamega. Aitäh sulle!